oled loomas oma esimest brändi, aga pole sellega enne kokku puutunud ja ei tea, millest alustada. Või oled töötanud oma brändiga nii kaua, et fookus on lihtsalt kadunud ja tahaks nagu värsket pilku kõrvalt. Mul on sulle 4 lihtsat küsimust, millega ma aitan brände mõtestada. Esiteks, miks sa seda kõike teed? Mis on see motivaator? See on kindlasti midagi rohkem kui lihtsalt raha. Sa tahad ju maailma natukene paremaks muuta. Kellele sa seda kõike teed? Kes on sinu klient? Mida sa pakud? Ehk mis on see toode ja teenus? Ja kuidas sa seda teed? Ehk mille poolest sa eristud? Ehk kokkuvõttes, kellele, miks, kuidas ja mida sa teed? Mina nimetan seda vundamendiks ja oma klientide pealt olen näinud, et see annab fookuse päris pikaks ajaks. Kõlab natuke liiga lihtsalt. Lihtne on see siis, kui sa oled selle kõik kirja pannud. Segadus tekib aga siis, kui kõikidel on ettevõttes peas oma versioon. Ja kui tuleb näiteks disainipartner, kes on valmis sulle kodulehte tegema ja küsib, kes on siis see klient, kellele me seda teeme, vastad sa, et ma päris täpselt ei teagi. Seega, et selliseid olukordi vältida ja et sul oleks kindlam tunne, siis ma lihtsalt soovitan nendele 4 küsimusele panna vastused kirja.